See video tutvustab esitlusgraafika programmi Microsoft Office PowerPoint 2010. Selle programmiga on võimalik teha kõikvõimalikke esitlusi. Koolis mõnes tunnis referaadi esitlemiseks, toimunud sünnipäevast või mõnest muust üritusest piltide näitamiseks ja igasugusteks erinevateks kokkuvõtete tegemiseks. Esitlust koostades peab kindlasti meeles pidama teatud üldisi reegleid ja tavasid. Näiteks, et oluliselt paremini on loetavam tumedam tekst heledamal taustal kui vastupidi. Samuti, et ühel slaidil ei tohi olla liialt märksõnu ja kindlasti mitte terveid lauseid. Esitlus vaid toetab esinejat. Ja olulisemate reeglite hulka kuulub ka see, et esitlust ei tohi üle koormata väga paljude erinevate animatsioonide ja helidega. Need ei tohi esitlust segama hakata. Kui avada Microsoft PowerPoint 2010, siis avaneb selline aken. Esimesele lehele sisestatakse üldiselt esitluse pealkiri ning alumisse kasti esitleja nimi. Järgmise slaidi saab sisestada Home menüüst korralduse New Slide alt ehk avaleht menüüst korraldusega uus slaid. Kui vajutada nupule New Slide ehk uus slaid lõpus olevale noolele, siis saab valida ka järgmise slaidi kujundust. Hiljem saab slaide ka ümber tõsta. Seda saab teha vasakul pool olevast menüüst, võttes hiirega konkreetsest slaidist kinni ja tõstes selle sinna, kuhu soovitakse. Samuti saab mittevajalikke slaide kustutada, tehes vastava slaidi peal parema hiireklõpsu ja valides hüpikmenüüst kustuta slaid ehk delete slide. Kui slaididele on märksõnad sisestatud, siis tausta saab valida mitmest kohast. Kõige lihtsam võimalus selleks on tehes ühe slaidi ääre peal parema hiireklõpsu ja valides sealt tausta vorming ehk format background. Avanenud aknast on võimalik valida soovitav tagataust. Kuid siinkohal on oluline teada, et taust oleks pigem heledam kui tumedam. Kui tausta valik on tehtud, siis saab selle tausta kinnitada kõikidele slaididele, valides rakenda kõigile ehk apply to all. Animatsioone saab tekstile lisada menüüst animatsioonid ehk animations. Et konkreetsele slaidile animatsiooni lisada, siis selleks peab kursor vilkuma ka selle slaidi sees olevas tekstis. Hiljem on näha, et mis järjekorras tekst ette kuvatakse. Samuti on võimalik animeerida ka slaidi vahetust. Seda tuleb teha igale slaidile eraldi menüüst üleminekud ehk transitions. Kas slaidi vahetus on animeeritud, on võimalik näha
slaidi järjekorranumbri all olevast väikesest ikoonist. Nii slaidide vahetuse animeerimise kui ka teksti animeerimisega slaidi sees ei tasu minna liiale. Kui animatsioone on palju erinevaid, siis muutub slaidi esitlus raskesti jälgitavaks. Soovitatav on kasutada 2-3 kindlat animatsiooni kogu ühe slaidi esitluse raames. Esinemise ajaks tuleb sättida slaidi esitluse vaade üle kogu ekraani nähtavaks. Seda saab teha all paremal asuvast ikoonist või ka klaviatuurilt vajutades klahvi F5. Järgmise märksõna ja järgmise slaidi saab, kui vajutada klaviatuurilt klahvi Enter. Liikuda saab ka noolte klahvidega.